Boost, 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 boost casino, boost casino. Boost, 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 boost casino, boost casino. Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino. Tere, head Eesti Esu vaatajad ja kuulajad, tere Andres Ooper. Tervist. Andres, sina oled legendaarselt Argentiina suur fänn. Olen, ikka veel. Kuidas siis kommenteerid Argentiina mängu? No kui me ainult finaali võtame, siis oli muidugi raske vaadata või ütleme niimoodi aksepteerida seda, aga Hispaania näitas sellist võimast minekut, et see nagu siis on nii, et kui üks sats terve selle suurturniiri vältel lihtsalt mängis tõusvas joones ja järjest paremini ja paremini, et Argentiina puhul vist võib lihtsalt juba ainuüksi finaali kohaga rahule jääda. Et, aga ütleme, tore MM oli ja Argentiina tuli paar korda nii-öelda rongi alt välja, kuhu ta ise ennast niimoodi oli kaevan natukene võib-olla sinna auku. Et sellegi poolest oli see Messit väga hea vaadata ja lõpus ikka natuke kahju, et oleks ju võinud ilusamini see asi lõppeda, aga Hispaania oli, kuidas öelda, Hispaania oli masin. No kuidas Argentiina sul lemmikuks on saanud, et minul on ka väiksest peale, ma ei oska seda seletada, minu lemmik on Itaalia, kes võib mängida väga ilusti, võib mängida väga koledalt, nüüd nad ei mänginudki, et mul on ka mingid, väiksest vaatasin, mingid mängijad seal olid, kes mulle meeldisid ja millegi pärast, nüüd ma olen alati nagu Itaalia poolt, hoolimata sellest, kui kole see nagu välja näeb, mis nad vahepeal teevad, aga et kuidas sul Argentiina nagu selliseks lemmikuks sai? Ütleme niimoodi, et see kõige esimene kokkupuude oli aasta 86, aga ma jõuan sinna võib-olla tagasi, aga jah, selline 88 aastal on Euroopakad, mis mul on meeles, ja 90 Itaalia MM on ju, et seal siis sellest ajast ma mäletan, kuidas Argentiina ja Maradona oli, aga 86 oli siis esimene kokkupuude, kus onu läks oma sõprade juurde kuhugi, võttis minu kaasa ja siis loomulikult see Inglismaa Argentiina mäng, kus jumala käsi oli mängus ja kuidagi sealt kõik, ma mäletan, olid selle Inglismaa poolt, aga mulle kuidagi see Argentiina jäi hinge juba siis. Ja siis see finaali nad võitsid 3-2 Lääne-Saksamaa vastu ja seal pisitasa tekkis selline, et kui poistega nagu hoovis nagu jalkad mängisid, siis käega väravaid. Käega väravaid, sinna ma ei tahtnud jõuda, aga umbes, et kelle poolt sa oleksid, kas Argentiina ja Maradona või Eesti poolt, kui Eesti mängiks Argentiinaga, et sellised dilemmad olid umbes õhus, et see 86 aasta oli see algus. No see on ju huvitav, et väga paljudel tekivad, sellised lemmikud tekivad ja mingisuguse seletamatu või tihtipeale ka mingi mängija, kes väga meeldib on ja siis see kuidagi jääb hinge ja tegelikult see väga nagu elu jooksul ei leia mingit uut nagu maad või sükest tiimi on ju. Mul võib-olla see, kuna ise hakkasidki lõpuks jalgpalliga ikkagi tõsisemalt tegema, siis loomulikult Euroopast mulle meeldis väga Hollandi mäng ja et nüüd juba vanemas eas juba vaatad selline, et kes midagi ilusat teeb või mingid asjad, Hispaania, Holland ja Hispaania mul on Cruyff on väga suur nagu eeskuju või kelle järgi asju nagu, kellest loed ja kelle järgi vaatad, et võibolla, et Argentiinas tõesti oli ainult Maradona võibolla nagu, hiljem tulid Batistutad ja muud tegelased ka loomulikult, aga jah, algas ta ikkagi Maradonast. No ründajate puhul ja üldse kõikide mängijate puhul räägitakse esimese puute tähtsusest on ju, et kas sina enda elu esimest puudet mäletad? Kui niimoodi hakkaks tagasi mõtlema, siis ma mäletan ju ikka, kuidas treener tuli kooli ja kutsus trenni on ju, et ja mäletan, kus staadionil me seal trenni hakkasime tegema ja nii edasi, eks ta seal see puude oli, milline ta oli ja kuhu see puude mind viis, seda nii kui otseselt ei mäleta, aga siin ma olen nüüd, et eks ta nagu ilusale karjäärile alguse sai ju tegelikult, et olid neid tõuse ja mõõne ja lõpetamisi ja taasavastamisi neid lapsena ikka oli ja
et jah. Aga alustasid ründest kohe, kui sa mängima hakkasid või kuidas sul need positsioonid on? Ja see, kui nii hästi mäletaks, oleks tore, ei mäleta, et ma arvan küll, ma olin väga kiire, ma olin lühike, väike, kiire, et siis oli pikk ette ja ooper jookse ära. See oli hästi tavaline nagu, mäng. Ja, see on jah nagu ütleme kuskil hoovis jalgpalli mängides, siis pidi ikkagi selle nagu tee ka läbi tegema, et pandi väravasse ka ikkagi alguses. Seal ma käisin ka läbi, ma mäletan, et minu üks väravas olemine, kus juures oli vanust nüüd täpselt ei mäleta, võib-olla seal 10-12, aga mängisime nii-öelda oma vanuste, selline üks vene punt oli, kes oli teistest peajagu üle umbes, ei on mitu aastat kellelegi kaotanud ja ma unustasin, mina ja üks teine sõber unustasime väravahil öelda, et mis kell või kus mäng on ja siis meid pandi karistuseks nii-öelda väravasse. Aga läks väga hästi kusjuures, et see on nagu hästi meeles. Võitsime 5-4 lausa, et see mul on meeles. No mis, kui ma käisin kunagi jalkas, siis mul treener ütles, et kõige magusam võit on 1-0. Mis sinu arust on? Ja ma olen ka käinud erinevate treenerite alt läbi ja siis jah, mõni tahaks, et jah, tulemus ennekõige, et ja siis teine on see, et läbi ilusa jalgpalli või siis läbi arengu, et eks need nii-öelda koolkonnad või koolitused on erinevad. Et ma endast räägin siis jah, üks ei saa olla võib-olla, nüüd ma muidugi, kuidas öelda siis, ma pigem, kui oleks noorte jalgpalli, siis pigem tahaks läbi arengu, et see tulemus ei ole kõike määrav. Et kunagi, kui see püramiidi tipp on, loomulikult seal on juba tulemus tähtis. Ja. Mõndade maade puhul, või see tuleb ju ka rahvaste erinevustest, et kui me eriti räägime igasugustest MM-idest ja EM-idest, siis mõned maad, ütleme sellise pika ajaloo või pika jalgpalli ajalooga just maad on, seal on kuidagi tunda seda ma ei tea, sellist uhkust või sellist, ütleme, natuke ka jultumust, et sellised maad tahavad mängida niimoodi, et nende ideaalseis oleks 5-0 või kõik nagu täis peksta, on ju. Ja siis on mõned maad, kes on nagu kuidagi võtavad rahulikumalt, eestlastel ei ole ka väga sees olnud sellist, ütleme, tohutut jultumust, on ju. Või sa vaidled vastu? Ei vaidle vastu, et olen suga nõus mingil määral, et Holland on ju, kes tahaks juba ilusat jalgpalli mängida ja on aeg-ajalt tulnud treenereid, kes ei mängi nii ilusat jalgpalli ja see kohe nagu võetakse tähelepanu alla, et see jääb ikkagi pressis ja väga nii-öelda kriitikute hamba vahele, et ei meeldi hollandlastele mingi kole jalgpall ja 1-0 võita, et pigem on jah, et meie domineerime, meie tahame mängida, et siis proovi selgeks teha rahvale, et aga tulemus oleks ka nagu, et MM-il võiks ka kaugele jõuda, et kindlasti Hispaania viljeleb oma stiili, mis on vahest rohkem tiki-taka ja nüüd siis Luis de la Fuente käe on päris ilusat jalgpalli mängitakse nagu. No Hispaania mäng ikkagi tundus siuke väga-väga, ütleme, terviklik on ju, et nii kaitset kui rünnet ja seda tiki-takat ja kõike on ju. Et mingi hetk ma mäletan ka, ma ei mäleta nüüd, mis MM see oli, kui minu arust hakati alles rääkima hullult sellest tiki-taka, sellest, et kuidagi, et see oli mingi uus stiil on ju. Et siis oli jah, võib-olla see, kui jah, ei saa öelda, hispaanlastel on väga legendaarseid kaitsjaid ka, aga siis nagu tundus, et ikkagi eelkõige on rünne nagu. Ja seal see tiki-taka puhul, seal on just Pep Guardiolat ju mainitud alguses, et ta ise on vaielnud sellele vastu, et ei, et ikkagi lõpuks on vaja ikkagi väravaid ka lüüa, et mitte ainult lämmatada oma palli hoidmisega seda vastast, ja tulebki leida selline ilus kuldne kesktee on ju, ja praegu on see leitud, et sul võib-olla Hispaanial puudubki nagu üks konkreetne ründaja on ju, et Oyarzabal seal ees ei ole võib-olla selline klassikaline number 9 või tipuründajana, aga mängivad ju väga hästi kokku need roteerumised, kus sul alt tuleb üles, ülevalt alla, äärelt sisse, seest äärele, et see on nii ilusti neil paika kuidagi loksutatud ja nad kõik teavad, kus keegi midagi olema peab, mis positsioonid on kaetud, et mingit nagu üllatust ei ole,
tundub nagu pane silmad kinni ja tead täpselt, kus su sõber peaks asuma, et praegu tõesti toimib see asi ilusti ja ei lähe liiga ümmarguseks see mäng, et ei olegi ainult palli hoidmine, on ikkagi need jooksud selja taha ja selles mõttes on väga ilus vaadata ja sellepärast ei olnud ka nagu, ütleme, ei hakanud Argentiinast liiga kahju, et lihtsalt vastane oligi nii võimas see kord. No ikkagi ulme arvud oli seal, kui vaadata seda pealelöökide arvu ja edasi, et täitsa nagu kinni pandi. Aga ja sellised, ütleme, tavavaatajale või isegi mulle, kes on ise nagu mänginud, nagu vaatad seda mängu mingi teise pilguga, aga ikkagi ja sellisel tasemel on nagu et sa ei oska nagu näha võib-olla otseselt seda või ei saa nagu aru, et miks see mäng nii hästi töötab, aga jah, seal on nagu mingi liikumiste jälgimine, nagu sa ütlesid, on ju, et see jääbki kuidagi, tundub, et nagu hästi mängivad, aga tegelikult seal on tohutu mingi peen teadus taga. Ja seal on ikka teadust taga, et täpselt on teada, kes, kuna, kuhu. Ja loomulikult eks seal jäetakse mängijatel kindlasti mingi vabadus, aga jah, baasasjad on paigas, et kui keegi on näiteks hoiab laius, siis tähendab, et teine mängija on parasegu seespool. Kui keegi hoiab seda pikkust, kõrgust, siis keegi on seal aldal toetuseks ja kui ja veel need järelliikumised ja kõik, et see on nagu tunduks, et see on loetav, aga mängijatel ongi mitu valikut kohe, et näed, siin on kui see käik pandi kinni, on sul järgmine käik vaba. Ja kui sul on need asjad hästi paigas, ma arvan, et neil hispaanlastel on see asjad paigas juba lapsepõlvest, ütleme, kuidas on ehitatud üles nende see koolkond, et võib-olla siis sellel peatreeneril on lõpuks see paika loksutamise või selle fine tuning või nagu see on selline lõpp, on siis selle peatreeneri täpselt taha. No ja seal on mingid huvitavad asjad, et kui sa vaatad mingisugune, ütleme, kas standardolukorrast või sellisest segasest kasti olukorrast löödud värav, siis on ka mingid mängijad, kes tegelikult jäävad nagu tähelepanuta, kui lüüakse värav, on ju, et söödu andja ja lööja, aga siis on mingid tüübid, kes justkui nagu oma liikumisega võtavad neid kaitseid enda peale, on ju, et siuke asi on nagu huvitav on jälgida, et võib-olla esmapilgul ei panegi tähele sellist asja, aga tegelikult on seal ka teised, kes on pallita mängijad, teevad on ju tohutult õigeid liikumisi. Et ongi need jooksud nii-öelda kaitseliini taha, need venitavadki seda kaitseliini, et ühtepidi sa pead olema tark ja lugema mängijat, et kas ma lähen selle jooksuga kaasa, kas see pass on võimalik sinna mängida, teine ongi, et sa teed selle nii-öelda inglise keeles on hea ütlus selfless run, et sa teed selle isetu jooksu sinna, sa tõmbad selle kaitseliini korra ribadeks või nii-öelda, tuled välja, teine tuleb sinu kohale, et ja niimoodi ja ongi, et neid isetuid jookse on nii palju lihtsalt, et sa ei tea enam lõpus, et sa oledki peasassis. Kõrgemal tasemel olevad meeskonnad saavad mingi hetkeni sellega hakkama. Argentiina ka esimesed 35 minti proovisid lõhkuda seda kõike, aga mingi moment ikka see masin läks tööle, ütleme niimoodi, et Argentiina väsis ja enam ei jõudnud, eks see oligi selline kassihiire mäng mõnes mõttes, et kuidas see Enzo Fernandes ja kes seal, Paredes tuli hiljem siis see, et kui palju nad suudavad lõhkuda seda Hispaania nagu ülesehitust, aga jah, mingis Aga kui sinu karjääri juurde tulla, et siis millal sa hakkasid nagu hästi tõsiselt võtma seda või mõtlesid ikkagi, et okei, et minust saab jalgpallur? Jah, me võime siin hakata vaikselt minema, et kui ma läksin trenni, eks ikka teed kõiki asju tõsiselt, et enne seda ma käisin 3 aastat näiteks ujumises, läksin jalgpalli, siis mingi hetk ei olnud veel kindel, läksid ujumisse tagasi, said aru, ei, jalgpall on ikkagi minu asi. Seal oligi, et esimene treener oli päris karm treener, et isegi mingi moment ma lõpetasin jalka täiesti ära, sest ma ei aktsepteerin mingeid asju, et niimoodi ei ole võimalik, et võib-olla selle treeneri jaoks olin ma liiga pehme või nagu, aga läksingi ma olin ikka hea, et ma üldse ära ei lõpetanud, on ju, aga leidsin endale teise meeskonna, kus ütleme, võib-olla tase oli natukene küll nõrgem, aga mina tundsin ennast seal nagu kalavees ja siis pisitasa nagu jõudsime juba sellisesse ikka, kus oli vaja meeste vanuses valida, kuhu me edasi lähme ja nii edasi ja kuskilt hetkest said aru, et see asi sobib mulle. No mis sa ütleks, mis sulle
jalka juures kõige rohkem meeldib, sest jah, kui see ujumise tõid, siis neil on hästi nagu põhimõtteline erinevus, üks on individuaalala on ju, ja teine on meeskonnaala. Ma arvan, sinna ma olekski jõudnud jah, et ongi, et võiks ka tennist mängida või midagi sellist, mis on individuaalala, jah, võib-olla oleks ka kaugele jõudnud, me ei tea seda, aga võib-olla just see meeskondlikkus, et noh, sul on punt ümber ringi, sa pead arvestama nii paljude erinevate teguritega, lüllidega, kes mis, et see just meeldibki mulle jah, et ma võib-olla olen siis rohkem võib-olla meeskonna inimene või nagu, et tahaks nagu jah, mitte ainult, et ei ole ainult individualist. Jah, see on huvitav selline, ma ei tea, seisund, meeleseisund tekib just meeskonnaalal ja jalkal, et kui kõik tuleb meeskonnal hästi välja ja noh, siis kulminatsioon on näiteks värav, aga mingisugused söödud asjad, et seal on noh, see kuidagi rõõm on mingis mõttes võib-olla isegi suurem, sest sul on ikkagi kontrollimatud, noh, sina saad ainult ennast kontrollida, aga kõik olukord võib hea olla ja meeskonnakaaslane annab vale söödu, et seal on jah sukest nagu neid lülisid on nagu hästi palju, et individuaalalal sul on põhimõtteliselt ainult ise ennast süüdistada, või siis enda üle uhkust tunda. Endale patsutada õla. No ongi ülihea on nagu selline värav lüüa või vaadata kõrvalt, mis sa oled trennis läbi käinud ja töötanud, et super on. Teistpidi individuaalses plaanis sa saad ründajana alati nii-öelda varastada ja midagi natukene nagu sellest nagu meeskonna plaanist väliselt väljaspool tehtu, noh et ellu viia, et sa varastad mingi palli vahelt ja lähed teed ise ära, et seal on nii individuaalset nagu sellist asja kui see, et sa oled ka meeskondlikult, noh et ütleme, võib-olla ründes on seda individuaalset lähenemist võib-olla rohkem, et kaitses sa peaksid meeskondlikult suutma kaitsta ja seal sees sellest nendes liinide mõttes, et kaitses, noh, kellel mis roll on ja sealt poolkaitsel seal ees ja jutt seal juures, et võib-olla jah, kui rünnakule minnes, siis seal saab natukene rohkem vabadust anda ja no ütleme, ründajad peavad olema natukene sellised out of the box on ju, et kastist välja mõtlema ja leidma võib-olla lahendusi, mitte standardseid lahendusi, et kõik ei saa paberi peal või tahvli peal ette näidata või kirjutada või jooni tõmmata, et selles mõttes on seal see individuaalne meisterlikkus on oluline, aga jah, ma lähtun ikka sellest, et jah, kaitses sa pead ikkagi, noh, kõik peavad teadma oma rolle ja võima ka ellu viia. Ja hästi huvitav on jälgida inimeste sukest loomupärast karakterit, et mõni inimene ongi selline nii-öelda rohkem kastis, sobibki selliseks kaitseks rohkem, mõni loomingulisem on ju, pigem ründajaks on ju, et rääkisin enne ka, just kui sa tulid siin töökaaslasega juttu, et sul oli nagu hakkas silma see mingisugune seletamatu ründaja vaist väga hästi on ju, et mis see ründaja vaist on? No ütleme, võib-olla tahaks ka ennast kiita juba, aga jah, et sa loed nagu mängu, et kuhu see pall võiks kukkuda. Näiteks, et lähevad kaks mängijat üles palli peale võitlema, noh, peavõitlus, kas nad üldse saavad sellele pallile pihta, kas ma korjan üles palli nende selja taga, külje pealt, kus seda edasi, kus see just, ütleme, et senderduskastis, kuhu ta võiks maanduda. Ühed asjad on, et sa lepid kokku, näed, ääres on pall, tema peab panema sinna ette posti, sina pead sinna jooksma. Väga tore, aga vastane loeb ka seda ja nüüd on, mis sellele järgneb, on, et kas see ründaja segab seda kaitsjat, järsku jääb see pall sinna, et võib-olla jah, ma arvan, et no ma oleks tahtnud kindlasti rohkem veel väravaid lüüa, aga et ma arvan, et mul oli see platsi nägemine või lugemine, mul oli täitsa mingil tasemel, et kuidagi ma need väravad ju lõin, et see vaist võib-olla midagi sellist võiks olla siis, et see on jah, see mängu lugemine on jah hästi huvitav asi, ma olen mõelnud, et sellised head ründajad, mulle tundub, on veits nagu raisakullid, et nii kui miskit kuskilt ripakele jääb, on ju, siis ta järsku ongi seal. Tahakski selline olla, et ma olen lugenud ja näinud igasust erinevaid neid treenerid, kes ütlevad, kuidas sa pead olema nagu magnet selle palli poole, et väga tihti ma näen praegu meil Eestis, et meil ei ole seda, täpselt seda raisakotkalikku, nagu sa ütled, et pall on ripakil, ma lähen löön ära, et kuidagi vahepeal jääme liiga ümmarguseks, et ma tahaks nagu, et kui keegi lööb peale, ma olen kohe seal, et ründajana, sa saad, väravat ei saa alati kõiki palle kätte, väga keerulised löögid on põrked asjad, see pall jääb sinna püsima või läheb mingi rikošett või midagi, et ma olen nagu see täpselt, et
kohe need teised pallid või tagapost, et ma lükkan lihtsalt selle palli sinna tühja võrku, aga see ongi see platsi lugemine, mängu lugemine, et mingid asjad saab treener sulle ette öelda, aga teised asjad sul peab olema väike ikka see enda instinkt oma nina, et mis sind viib nende olukorda, tee nii üldse, et kõike ei saa ette öelda. Jah, see on huvitav see nagu enda positsioneerimine siis koos selle mängu lugemisega asjaga on ju, ja ongi, et sa nagu alati eeldad, et kuskilt võib midagi, keegi võib eksida, kaitse võib eksida, väravaht võib pillata on ju, ja siis on siuke raisakullilik, et on nagu hästi erinevaid ründajaid on olemas, et mõni ründaja on siuke nagu väga-väga meisterlik tehnik, ütleme, aga võib-olla tema pluss siis tuleb sealt välja, kus ta peabki nagu ta tahab palli jalga saada ja siis ta tahab üks ühele ettevõtte, ütleme niimoodi on ju, aga mõni on siuke, et on seal kastis justkui nagu mingid väga-väga head ründajad on, mulle tundub, et nad on nagu justkui nähtamatud on ju, sa ei näegi, nad ei tee mingid ulmetrikke ja siis järsku on põmm, ta seal õiges kohas on ju. Me võime siin võib-olla head näited, inimesed, kes vaatasid natukenegi MM-i, et võib-olla Haaland enne selle Brasiiliale löödud see peaga värav, ma ei tea, kui kellelgi on tahtmist vaadake üle, et kuidas ta ootas, rahulikult kõndis ja see viimased 2 sammu ja ta hüppas üle kaitse peal või peaga nurka, aga mis enne seda toimus, et selline täpselt kassihiire mäng kaitsjaga, et kaitsjal nagu tundub, et kõik on kontrolli all, aga mingi moment sa pead võtma selle pilgu mängijalt ära ja vaatama, kus pall on seal ääres ja ta kasutab selle ära. Et ma olen ise elu jooksul mänginud kõik positsioonid vist ründes läbi, et olen ma parem äär, on vasak äär, olen number 9, kes on siis seljaga värava poole või number 10, kes on näoga värava poole. Et mingil ajahetkel mulle ei meeldinud üks või teine või 3. positsioon, aga karjääri lõpuks on väga hea, et ma need kõik positsiooni nagu läbi mängisin, et mul on nagu mingi ettekujutus, mida anda nüüd mängijatele nii noortele kui vanadele edasi, et täpselt nagu sa ütled, et keegi tahab jalga, keegi tahab võib-olla just jooksu peale, keegi teeb neid pette liigutusi, tahab ühele poole, teisele poole, et need on hea teada, mis mingile positsioonile võib-olla on sobilikud ja mida saaks ära kasutada, et mulle ka näiteks ei meeldinud üldse number 9 positsioon, nii-öelda seljaga värava poole positsioon, et küll need kaitsed lõhkusid sealt selja tagant, astusid kandadele, et mulle ei meeldinud see, et palju parem oli näiteks näoga värava poole, et just see, et las see keegi teine 9 on see, kes mängib mulle need nii-öelda pallid ette, et ongi ääremängijana, mul oli kiirust ja alguses olin, kui noor olin, alustasin ründes, siis pandi mind äärele, kui ma läksin Taani ja ma ei osanud seal alguses üldse mängida, väravaid ei tulnud, mul läks nagu, kuidagi olin endas natuke ebakindel, treenerid olid väga rahul, sest see kiirust ja asja ma kasutasin ära, ma tekitasin võimalusi teisele, aga paljud ei näinud seda, et ma tegin, võib-olla neid tavainimene ei näinud seda ja mõtled, miks ta ei löö väravaid. Ja see siis kasvatas minus võib-olla ebakindlust, aga treenerid olid alati rahul ja olid täiesti positiivsed, et nüüd ongi, kuidas sa sellega toime tuled ise. Ja. Kuidas sul see Taani minek üldse juhtus? Et see oli esimene siis suurem väljaminek Eestist? See oli esimene üleminek minule välismaale, et nüüd saab jälle MM-iga Ståle Solbakken, kes oli Norra treener praegu, tema mängis Norra koondise eest ja me mängisime Eesti koondisega Iisraelis vist Norraga 3-3 järsku. Kes mulle otsiti juba enne seda välisklubi, aga peale seda vist oli meil Teitur Tordason treener, kes võttis Aalborgi treeneriga ühendust ja siis Ståle Solbakken vist kostis ka nagu kuulda on olnud, et paar head sõna minu kohta ja siis 99 aasta suvel toimus üleminek, et see on huvitav mõelda, kuivõrd teistsugune siis maailm oli ja tõesti, nagu sa ütled, on ju, et seal kindlasti oli praegu meil on mingisugused tohutud statistikad ja numbrid ja analüüsid, mida kõik teeb, mis jalaga ta puudet teeb, mis ta sööduprotsendi täpsus on nii edasi, et toona nagu sellist statistikat ei olnud, on ju, et seal võib-olla oligi ikkagi rohkem sellised nii-öelda sõna peale, mängud ka loomulikult on ju, et kus keegi nägi, aga selline, ütleme nagu lahtisem ja segasem oli see süsteem võib-olla, et siis kindlasti, kui keegi kuskilt mõne hea sõna nagu poetab, et siis suur mõju on ju. Et kindlasti on sellel sõnal ka praegu mõju, et treenerid ikka võib-olla see statistika on kõigile kättesaadav, aga võib-olla see sõna on just
või sõnajõud on selles, et kas see mängija on treenitav, nii-öelda coachable, on ju, et milline ta on väljaspool platsi ja sellised asjad, et nüüd lähevad need nüansid hoopis veel peenemaks, detailid veel peenemaks, et ei ole ainult see, et kas ta annab parema või vasaku jalaga ja kuidas ta peaga lööb, aga võib-olla need natukene on mingis mõttes muutunud, aga siis kindlasti jah, statistika, noh, midagi oli kätte saada, ma arvan, aga jah, kui ma helistan oma sõbrale ja küsin, kuidas ta on, siis ma usaldan, on ju, võib-olla seda sõpra teist treenerit, siis võib-olla ei olnud see statistika oli teistes asjades. No kui suur see erinevus oli, kui sa Norra maandusid või Taani tähendab ja siis seal ütleme esimesi mänge ja trenne hakkasid kaasa tegema ja kuidas see nagu erines? Jah, see oli juulikuu, et ütlen ausalt, et oli väga füüsiliselt, me tegime väga raskeid trenni Eestis, Teituriga me jooksime seal metsaringe ja no tunniajaseid jookse ja platsi peal ja 10 korda nädalas trenni teha polnud üldse mingi probleem, aga see, mis tempo ja intensiivsus Taanis oli, see oli ikka esimesed paar kuud lausa või esimeste mängudeni, ütleme seal kuskil augustis või kuna nad hakkasid, täpselt kuupäeva nüüd ei mäleta, aga see oli ikka 10 küünega kinni hoidmine ja järsku läks kergemaks, et esimese paar mängu isegi oli raske, aga teises mängus järsku lõin kohe kodupubliku ees lõin värava ja noh, sealt nagu sain sellise fännide poolehoiu ja et väga mõnus tunne oli, aga trennid ja asjad ja intensiivsus trennis oli ikkagi, see oli hoopis teine tase, mis Eestis oli marjunud, lihtsalt see noh, liiga nagu ka praegu, et liiga paneb paika, et kui inimene on oma mugavust ohver ka, et sa võid treenerina kisada ja karjuda, aga kui su vastane, ütleme, ei pane sind sellise surve alla, siis sa harjud sellega ära, tahes tahtmata. Ja Taani liiga oli noh, Eesti liigast tugevam ikkagi. Aga see on see klassikaline asi, et mis on, või nagu Eesti jalgpallist rääkides üldse, et noh, põhiline mingi argument, mis meil tuleb, ongi see, et nagu, et me oleme väiksed, on ju, et meid on nagu vähe siin ja ei ole sükest nagu tohutut võistlemist omavahel ja nii edasi, on ju. Siis me oleme ka sõbraga naernud alati, kui mingid Eesti mängud on, et siis kommentaatorite lemmiksõna on klass, on ju, et Eestil lihtsalt ei ole seda klassi, et tundub küll, et ma ei tea, kus siis kas see on ainult nagu riigi suurus, ütleme mängijate rohkus, kust see tuleb või mis see sinu hinnangul on? No kindlasti, kui sul on rohkem mängijad, kelle seast valida, siis peab ka see scouting ja asi olema hea, et sa võtad need parimad välja. Ja kindlasti me peame hoidma igast oma talendist 10 küünega kinni, et ta kuhugi ära ei kao või noh, meil on päris palju erinevaid spordialasid, kus meil on tippe, et ja saada nüüd see 10 väljakumängijat pluss väravat ühe korraga, ühel ajahetkel selline generatsioon platsile. No need on kindlasti keeruline, ütleme, ja Eesti-sugusele, aga ma ei ütle, et see võimatu on, et järjest rohkem meil saavad mängijad tippliigadesse ju siin Saksamaad, Inglismaad, et on tulnud, nüüd oleks neid kindlasti vaja rohkem, et ja jälle siis me jõuame tagasi, et eks see hea töö noortes, noh, see on vaja veel tase ülesse poole viia ja et me jääksime silma ja noh, võib-olla teeks selle sammu, no nüüd ma juba näen seda, et seda sammu, neid samme tehakse juba 16-aastaselt, mina läksin 20-selt, võib-olla minema 21, võib-olla isegi olin või, et neid samme tehakse juba varem ja nüüd ongi see, et sa teed selle sammu ära, kuidas sa seal vastu pead ja kuidas sealt edasi läheb, et kui me ükskord saame sellise tugeva koosluse, kus meil on tõesti kõik 11 mängijat välismaalt ja tippliigades, siis miks mitte me ei võiks ka olla kuskil, aga jah, et me kindlasti rahvaarv on selline argument, aga see ei tohiks olla nagu mille taha me peitu poeme, et ma ütlen, et meil on ka 2 jalga, 2 kätte, et me joosta võiksime ja füüsist võiks ju igaüks suuta teha, et jah, see on huvitav, sest ju see rahvaarvu argument jah, tuli suure küsimärgi alla, kui siin Island mängis. Ma oleks jõudnud ka sinna. Ja et Islandil on põhimõtteliselt, noh, see on nagu Tallinna suurune enam-vähem. Ja neid väikseid rahvaarve on siin nüüd veel ja veel, et see ei tohiks ka olla, jah, vabandus enam, aga meil on palju spordialasid, aga sama on Islandil on ju, ka Islandil on käsipallid ja muud spordialad, et neid väikseid riike on küll ja küll, kes tahavad sinna jõuda ja eks peame tegema head tööd lihtsalt, et nii nagu meie tahame sinna jõuda, läheb teine see eest võib-olla ka natukene, võib-olla tahab eest ära minna, aga seda
info kättesaadavus on ju väga hea praegu, et jah. Jah, see, mis sa ka välja tõid, et see liiga tugevus nagu paneb paika, et noh, tegelikult on jah keeruline, et ütleme, kui sa võidad Eesti meistrite liiga ära, et siis on nagu, siis treeneri järsku ütleks umbes samasuguse võrdlusena, et hakkame nüüd umbes 10 korda veel hullemini trenni tegema, aga noh, tegelikult sul ei ole seda teist meeskonda, kes sunniksid seda tegema, et siis on jah, et inimene ikkagi on suht nii mugav, kui ta lastakse olla. Täpselt nii on. Seal jah, no ongi, et meil on, ütleme, selline top 3-4, et neid mänge oodatakse, vaadatakse, mingi stabiilsus, mingi selline asi, aeg-ajalt mingitel aastatel on, ütleme, see alumine ots tugevam, teist kord, no me ei tea jah, et ei oska sellist ühest vastust välja tuua, et mis me siis saaksime veel teha veel paremaks, et meil jah, et kuidas noh, mingil määral paneb raha asjad on ju tööle, et kui palju saame lubada häid kvaliteetseid välismaalasi siia ja kui palju me suudame neid mängijaid hoida selle ala harrastajatena, et oleks atraktiivne. Kui rääkida Messist ja Ronaldost, siis hästi tihti on toodud võrdlus, et üks on nagu talent on ju, ja teine on selline hästi töökas. Et kas sina usud, et mingi selline kaasasündinud puude on inimeses olemas või selline, noh, nagu Messi puhul räägitakse, et tal on see pall nagu kleebitud sinna. Jah, ma arvan, et ka Ronaldo on talent, et ei ole ainult töökus, aga nad on kaks täiesti erinevat tüüpi mängijat, et no isegi jah, raske on neid nagu mänguliselt võrrelda. Ei võrdleks üldse, et kaks absoluutselt, no me oleme elanud ajal, kus on selline ulme, et need kaks sellist inimest, et igal teisel kümnendil, kui nad oleksid erinevatel aegadel olnud, räägiksime mõlemast nagu erinevas vormis, aga jah, ta ikka ja jälle viskab sellise talendi kuskil sisse iga mingi aja tagant, et noh, nüüd on huvitav näha, kui siin mis Messi ja Ronaldo teevad, et kas nad lõpetavad või mitte, et ja kes siis järgmised need superstaarid on, et mõned ju tõstavad siin pead, et jah, see talendikus on ka siuke no ilmselt kui väga sügavale minna, siis üsna füsioloogiliselt ka seletatav inimese nagu kehatüübist on ju, ja nii edasi, mõnel on nagu sellised no umbes nagu sprinter versus maratoonar on ju, et mõnel on lihtsalt selline, ma ei tea, see lihase kuidagi see kuju või see, et on nagu, talle meeldibki nagu hästi kiiresti nagu suunda vahetada ja nii edasi, et sobib lihtsalt see on ju, ja mõni on siuke suur tugev ja ma ei tea, hüppab kõrgele ja nii edasi on ju. No ja need tüübid siis jagataksegi kuskil ära mingis vanuses, kus kes läheb kaitsjaks, kes poolkaitsjaks, kes on ju ründajaks, kes pannakse väravasse see, et jah, kus noh, paika loksub, aga jah, tundub, et jalgpall läheb järjest nagu, ütleme, suuremaks, tehnilisemaks, kiiremaks, et ja siis tulevadki mingid väiksed erandid Messi-suguste mängijate näol sisse, et kes annavad siia veel ekstra pürtsi. No see on huvitav niimoodi klassikaliselt mõelda, see on alati, et kui ma ei tea jalgpallurite suurust ja pikkust, mida mõelda, et nagu mida tagantpoolt tulema hakkad, seda nagu ettepoole väiksemaks läheb, on ju. Aga noh, ongi ju väga-väga noh, Haalandi näitel või mis iganes, et kui panna nagu selline suur hiiglane sinna ette ründesse, on ju, et siis noh, tegelikult ta suudab seal ka nagu tohutult möllata ja ta ei pea isegi olema, noh, Haaland on muidugi kiire ka, on ju, aga noh, kõik ei pea olema isegi kiired, et seal tuleb jah see minu arust nagu hullult hästi see vaist ka mängu inimestel, et mõni mängija ei ole kõige kiirem, aga tal on see lugemine nii hea ja ta nagu oskab õiges kohas olla, on ju. Ja ta on konkreetne ka vahest, et mõni ongi, et otsib veel söötu, aga Haaland on ju väga konkreetne väravale orienteeritud mängija, et tal ei ole vaja, ma ei tea, pool ajal 50 puudet teha, et talle piisab pool ajal 5 puutest ja ta ootab oma momenti, laseb teistel seda mängu üles ehitada, valib momendi ja siis ründab seda palli. Loomulikult on oluline, et see pall temani toimetatakse, aga jah, ta ei, noh, teda oleks hea mängijatele eeskujuks tuua ka sellest, et ongi, et sa ei saa palli, sa ei lähe tegema mingeid valesid asju, sa oled oma kohal ja ootad seda nagu, et sa oled meeskonna mängija jälle, et ülioluline osa sellest, et ei ole individualist. Ja platsil ise olles siis tihti peale tekib nagu selline tunne, et sa tahad ka midagi teha, siis sa tegelikult mõttetult jooksed ennast veits tühjaks. Jooksed võib-olla nendest olulistest kohtadest võib-olla hoopis eemale, tuled liiga vastu, siis mängid selle palli siin äärde, aga kes seal väraväes siis ära lööb. Teistpidi tuled ja tõmbad selle tähelepanu just sealt ära, et keegi
teha kellelegi teisele see liikumine sinna vabaks ka võimalik ja siis tuled hoopis teisest lainest, et eks need kõik on kokkulepped, on ju, et eks Messi ka ju tõmbas, vajus ära nii-öelda ühele äärele ära, tõmbas selle võib-olla tähelepanu enda peale, ega ta kogu aeg palli ei saanud, ega teised tegid seal väga palju tööd lõpuks, kuni ta sai, aga kui see pall jõudis lõpuks Messini, siis tahes-tahtmata ikka 39 aastat vana mängija ja sa suudad tuua selle erinevuse mängu, et see Messi maagia oli ikka vapustav, et kahjuks jäi neid järjest vähemaks ja vähemaks neid on ju, et kui noorena ta jõudis ka töötada edasi-tagasi, siis jah, nüüd on vanusega tahes-tahtmata. Ja see on jah, see nagu mängijate erinevatest tüüpidest rääkides ongi huvitav, et tegelikult ei ole sellist, ütleme, perfektset, ma ei tea, mingit ründaja niisugust mustrit olemas on ju, et ongi väga erinevad stiilid, et on väiksem ründaja, kes poeb läbi, on Haaland, kes lihtsalt jookseb nagu mängijad lendab igale poole, kui tema jooksma hakkab, et väga erinevad stiilid võivad töötada. No see ongi, et kui oleks jalgpallis, et ainult ühte moodi võib võita, siis ma arvan, oleks väga igav. Et sellepärast ei olegi, et neid ongi erinevad stiilid, erinevad riigid, erinevad kultuurid, kui need nagu põrkuvad ja põkkuvad, siis see ongi ju see, milleks rahvas tuleb kokku ja seda ta tahabki näha, et ja need MM-id selle jaoks ongi nagu nii vägevad, et seal neid asju näeb. No kes sul, ütleme, sellised lemmikründajad on olnud läbi aegade? No nagu me ennem juba jõudsin, et kui Argentiina tuli, seal oli Batistuta omal ajal, aga samas see nii-öelda R9 või Ronaldo, õige Ronaldo, Brasiilia Ronaldo loomulikult oli fantastiline, Ronaldinho fantastiline, et kes on jälle erinevad tüübid täiesti üksteisega. Eks niimoodi ikka siin-seal hollandlasi on olnud siin Van Persisid ja asja, kes meeldib Bergkampide omal ajal ja et ikka neid olete vaatanud, et kas nüüd jäljendanud, seda ma ei ütleks, aga ikka vaatad neid selliseid mängijaid. No Ronaldo on hästi kuulus. Võib-olla ma jätsin kellegi nimetamata, et ei taha kellelegi liiga teha, et no ja Zidane oli ka. No Zidane, absoluutselt, täpselt, et seal Thierry Henry ja me jõuame veel sellistele, kui need tippkoondised tippaegadel siin on ju, Raul on ju Hispaania koondises või siis ka Itaalia koondises olid väga huvitavad mängijad omal ajal. Ja Ronaldo, Cristiano Ronaldo on küll väga kuulus, aga kui mina Ronaldo nime kuulen, siis mulle tuleb alati meelde Ronaldo soeng on ju. See väike tutike siin ees, mida jäljendati igal pool ja igal pool ma nägin seda. Hull aeg, et ja õnneks mina seda soengut ei kavatsenud isegi mitte teha. Aga jah, õnneks minu sõpruskonnas ei olnud ka keegi, kes seda tegi, et nii suur fänn ma siis ju ei olnud. No see oli väga meelde. Aga ma olin juba välismaal ka muidugi. Aga kaua sa Taanis mängisid üldse? Ma tegin 5-aastase lepingu, aga 4 aastat olin ja siis müüdi mind Moskvasse, Torpedosse oli järgmine üleminek ja seal olin ma 2 aastat, 2,5 aastat, 2 aastat ja siis Hollandisse. No mis see üleminekul, et mis see erinevus siis oli Taanist minna Venemaale? See on ilmselt nagu kultuurishokk oli selles mõttes, et ma olin ikka selle mõnusa skandinaavialiku rahuliku eluga ikka täitsa ära harjunud ja kui ma läksin sinna nii-öelda, Taanis oli juba suvevaheaeg ja ma läksin nii-öelda, see ei olnud nagu test, aga läksin tutvuma nii-öelda klubiga ja algul oli, et ma ei pidanud trenni kaasagi tegema, aga siis ikkagi pandi mind trenni tegema ja siis ma ei olnud üldse kindel, et ma tahan sinna jääda. Et ei, mul sobib Taanis kõik väga hästi, aga kuidagi jah, oli vaja üks selline unetu öö elada oma mõtetega läbi ja et okei, et võtame selle väljakutse vastu ja ma ei kahetse midagi, et selles mõttes see oli jälle Taaniga võrreldes kõva samm edasi, et see, et kuidas seal mängiti, see on hoopis jälle teine intensiivsus, teine, kuidas tehniline tase ja et see oli jälle kordades raskem, need jooksud, mis ma siis tegin Taanis, et Moskvas me jooksime palju rohkem veel, et tase ülespoole kõvasti tase ülespoole jah, et me võib-olla jõuame sinna tagasi, aga kui ma läheks jookseks rutaks ette, siis Venemaalt Hollandisse minek oli selle eest väga lihtne tänu sellele.
no ja Venemaa on ka näidanud minu arust mingi tohutut potentsiaali ja seal on ka igasugused hästi üles-alla meeskond olnud, on ju, aga seal on tohutult ju potentsiaalne olnud, kui nad on nagu hästi mänginud. Ja, et seal venelastel on nagu võib-olla see kuidas öelda, et neil tehnilise pagasi taha ei jää midagi, kuidas trenne teha läbi, mis raskuste, see ei ole neil üldse küsimuski, aga võib-olla seal jah, see taktikaline ja distsipliin võib-olla on selline, mis võib-olla neid ei ole lasknud kõige kaugemale, sest neil on ju läbi aegade ikkagi väga head meeskonnad olnud ja Euroopakaid ja asju on nad ju ikka võitnud, on ju, et ja sealt on ma väikse lapsena, küll siis oli Kiievi Dünamos oli Oleg Blokhin oli mul, keda ma vaatasin alt üles, et aga see oli Vene koondises ju, mitte siis ei olnud ju Ukrainast midagi, et seal olid väga-väga kõvad mängijad omal ajal ka. Aga kuidas Venemaal selline mäng erines Taanist? Oli ta, ma ei tea, füüsilisem, kiirem või kuidagi füüsilisem mitte, tehnilisem. Tehnilisem ja kindlasti kiirem, jah. Tehnilisem ja kiirem ja see, kogu see mänguks valmistumine ja see oli, sa olid seal, elasid baasides või hotellides või et see oli väga, võeti väga tõsiselt neid asju, et karistuseks, mis asju tehti ja Taanis oli ikkagi väga chill võib öelda ja chill on õige sõna tõesti, et osad mängijad ei tulnud sellega toime, aga tol aja hetkel see sobis mulle. No mis sa näiteks, ütleme, väljaspool trenni ja mänge tegid Venemaal, kuidas sul seal nagu möödus see aeg? Eks kui sa oled ikka sportlane, ega sul seda väga seda väljaspool aega ei ole, et eks ikka käisid ja vaatasid ja ringi vaatamisväärsusi ja nii edasi, ega me seal baasides ja nii-öelda spordile elasime, ega seal väga palju seda enda aega ei olegi. No kus sulle kõige rohkem on meeldinud mängida? Ei tookski ühte konkreetset esile, et ikka kõik on oma moodi ju mind nii-öelda kasvatanud, et see Taani andis mingi sammu, on ju edasi arendas mind, et siis Moskvasse minek jälle tõi teised asjad, on ju, et absoluutselt ja Hollandis olid omad jälle võlud, et ei ole ühte sellist lemmikut, et igal pool olid omad head ja vead. Aga nendest riikidest, ütleme, Hollandi jalgpall on sulle kõige sümpaatsem? Jah, ütleks küll, et nagu ma ütlen, see Moskva andis mulle hea kooli, just see tehnika ja nii-öelda, ma ei tea, füüsis ja kõik asjad ja sealt edasi minna Hollandisse, kus läks väga just selline meeskondlik ja kuidas kõik see taktika pool oli, et esiteks oli mul hästi kuidagi kerge oli ja see oli kuidagi, ma jõudsin koju, et kõik oli treener, kuidas ta suhtles muga, Venemaal treeneriga jutule saada, see oli peaaegu võimatu, väga kuidagi, peaaegu ise ei lähe või. Korralik hierarhia oli. Jah, täpselt, see oli paigas, et üksikud korrad, treener tuli muga rääkima, aga Hollandis kuidagi jah, see treener, kellega ma käin siiamaani väga hästi läbi, et võttis enda kõrvale, rääkis asjad ära, kuidas, mis toimub, miks me teeme midagi ja siis ma hakkasin tagasi vaatama Taani ajale, Vene ajale, mida me kõik oleme teinud, lihtsalt seal jäeti kõik rääkimata, seletamata, et miks mida kuskil vaja oli, et see haris mind jalgpallialaliselt väga. No et treenerite osas on ka ilmselt on tohutu siuke peenhäälestamisamet üldse, et üks asi on nagu kogu meeskonna juhtimine ja teine on, meeskonnas ongi palju liikmeid on ja kõigil on seal oma tujud ja isiksused ja nii edasi on ju, et ja ongi, et mõni mängija tahab on ju piitsa saada, et ja talle nagu sobibki see ja mõnega peab nagu natuke pehmemalt on ju. Absoluutselt, et see hakkas tegelikult juba Taanis hakkasin, mul oli, ütleme, 3 erinevat treenerit ja esimene oli, ütleme, et ongi, et milline on treener enne mängu, peale mängu, et kas me võidame, kaotame, et mõni rääkis suga, mõni ei rääkin, mõni andis piitsa, mõni vastupidi just patsutas õlale, et kõik erinevad, et neid karjääri jooksul on erinevad käekirja päris hästi saanud kogeda, et mõni treener oli rohkem nii-öelda man-manager, on ju, teine oli just vastupidi terve meeskond, on ju, et Venemaa treener oli
ta teadis täpselt, kellelt mida nõuda või nagu, et mõnelt oli vaja nõuda, mõni oli, aga mul ei ole sult nõuda, sa oled meeskonna osa, et sina ja teine mängija näiteks peab selle asja ellu viima, et ja ma ei pahanda siis selle mängija, kellelt ma ei oota nii palju kui selle tähtmängijalt nii-öelda, selle meeskonna parimatelt, et siis oli nagu niimoodi hästi paika loksunud. Et Hollandis oli ka nagu mõni treener on selline, kes suudab karikamänguks hästi üles nagu, et üheks mänguks hästi üles kütta, et aga võib-olla terve hooaja vältel ta ei suuda seda meeskonda nii hästi manageerida, et mõni on hästi karm, ma ei tea, liiga karm, liiga kaua olla, võib-olla ka ei tööta, nii et selles mõttes seda erinevat käekirja on päris palju nähtud. Jah, see on siuke täitsa nagu keeruline maailm seal paika loksutada ise treenerina ka, on ju. Et sa oled ka kindlasti hästi palju näinud neid poolaja, ma ei tea, motivatsioonikõnesid või asju, on ju, et ja mõnikord on seda kuidagi mängu ise vaadates on tunda, et midagi seal puhates tehti ära, on ju, ja tõesti mängijad tulevad välja mingisuguse täiesti teistsuguse nagu hingamisega või kuidagi seal on nagu psühholoogiline asi rohkem mängus minu arust, et seal nagu ju mingi tohutud taktikalisi muudatusi või võib-olla seal kedagi liigutatakse, aga te ei hakka mingi täiesti uue plaaniga peale minema, on ju. Aga mõnikord on tunda, et ma ei tea, see treener on nagu midagi väga õigesti seal öelnud, on ju. Ei on olnud selliseid treenerid küll, kes on kisanud, karjunud, ütleme, peksnud üles ja teine kord on ainult taktikaliselt, et kuule, et näed, me muudame nüüd selle, on ju, võib-olla mingi pisikese asetuse muutusega on toodud see muutus mängu. Aga jah, ma olen näinud ka treener, kes on suutnud mõned mängijad nutma panna, et on väga karmilt öeldud ja pärast mängu siis tõstetakse õlleklaas üles, et näed, et tänu minule. et näed, ma sain sust parima välja, teine mängija on üle. Ma lõpetan ära siin selle asja, et ma olen neid näinud seinast seina täitsa, neid lähenemiseid, et jah, eks ja need mõnikord töötab, mõnikord ei tööta, et selline. Ja see on huvitav, et ütleme, et kui lähed sinna riietusruumi, siis ütleme pool ajal näiteks oled kehvasti mänginud, on ju, ja siis tulevad nagu mingi tohutu sõim tuleb, on ju, ja siis nagu kogu meeskond on niimoodi nagu hiired kuulavad, on ju. Mõnikord on eks treeneritel siin käekirjad, et tuled sinna riietusruumi, sa lasedki mängijatel ise natukene arutada. Mõni tuleb, tahab ise olla, treener tahab ise olla see, kes räägib, et neid lähenemisi on erinevaid, et liiga palju infot, seda on öeldud, et liiga palju infot korraga ei saa nagu nii anda, et see on 2-3 asja, mida võib, on ju, ja siis võib-olla vähe individuaalne lähenemine mõnele mängijale, aga jah, et ma arvan, seda kisamist, karjumist võib-olla pigem saab üksikud korrad kasutada, et iga kord see ju ei tööta kindlasti, et võib-olla kõige raskem on see, kui sul läheb mängus väga hästi, et mis me siis ei muudagi midagi ja siis teine poolaeg on täielik fiasko hoopis, et ka sellist asja on nähtud, et jah. Ja tihti peale juhtub seda, et lähed nagu juhtima ja siis kuidagi tuled mugavalt ennast või vajub ära või vajud kaitsesse või nagu ei viitsi, ei pinguta nii palju. Tuleb üks eksimus, teine eksimus siis ja proovi siis sellest nii-öelda, nüüd oli MM-il ka see momentum on ju, et vastane saab oma momentumi kätte ja proovi sellest siis välja tulla, et väga keeruline. No mis sina nendest joogipausidest arvasid? Lõhub see mängu? No ütleme, see on vajalik siis, kui on tõesti 28 kraadi, mis iganes 26 kraadi, mis need kokkulepped on, absoluutselt vajalik, aga see võiks olla nii, nagu oli siiani, et minut aega ja keegi platsile ei lähe, see on kiire. Kui sul on vaja, sa jõuad selle minutiga ka kiirelt ära rääkida, see 3-minutiline reklaamipaus, seal juba nägid, et mõned mängijad seal ei olnudki midagi öelda, juba ammu ootasid, et läheks hakkaks mängima. Et mõnikord ta lõhub, mõnikord on seda vaja, teinekord sa just ei vaja seda, et pigem jääks jalgpalli reeglite juurde ja teeks see 45 minutit ikkagi ja ainult vajaduse põhine oleks. No see muutub nagu selliseks, ma ei tea, taktikaliseks käiguks on ju. See on natuke Ameerika jalgpall ja sellised et või korvpall on ju, et kus need on, et mõnes mõttes treenerina võib-olla see on isegi vahepeal on hea, et sa võid kisada siin lähimatele mängijatele, et võib-olla see vastas külg jääb nii-öelda, võib-olla sinna ei jõua see info, mis sa tahad edasi anda, võib-olla ei jõua, küll leitakse see lahendus, aga ma arvan ka, et pigem hoiaks seda mängutempot ja vennos seda.
seda voolavust jah, et seal, et ka pealtvaatajatele, et seal 3 minutiga saab nii välja ära ei jõua käia või endale mingeid uusi jooke-sööke tuua, et see on siis pigem see teleka ees vaatavale inimesele on võib-olla mugav üks võiku teha kiirelt, et ma arvan, et see ei ole vajalik. Ja, no ma muidugi kahtlustan, et MM-ist enam välja ei jää, sest no, mis seal kokku löödi, palju neid miljoneid sealt tuli. Et see on kõige nagu magusam aeg, see on nagu noh... Ma arvan, et see jääb USA-sse siiski, ma loodan, et USA on ennemgi proovinud seal 94 aastal, mis seal pullitid ja need nii-öelda prooviti viia ellu, et vast jääb sinna Ameerikasse see asi. Aga no, ei tea, elu näitab, et tahes tahtmata raha mängib olulist rolli ja kui seda nii palju tuleb, et seda jagub ka kõigile väikestele, siis võib-olla vaadatakse mingitele asjadele läbi sõrmede. Ma loodan, et mitte, et liiga palju muudatusi ei tahaks ju. Kui mõelda penaltite löömisele, siis penaltid on alati hästi huvitav vaatamäng ja põhimõtteliselt ongi olukord on selline, et kõik mängijad oskavad seda penaltit sinna sisse lüüa, on ju, aga siis... Kas oskavad? Noh, enamasti nagu saavad hakkama trennis, ütleme, kui pinget ei ole. Jah, täpselt. Aga et siis on, sellest saab tõesti nagu siuke närvide mäng ja mingid hästi dramaatilised momendid ja see dramaatika ongi kuidagi ütleme hästi väiksele ajavahemikule pandud on ju, tegelikult jalgpallimäng on pikk asi on ju, 1,5 tundi mängitakse ja nii edasi, seal on muudad asju on ju, aga siis penaltid on siuke väike ajavahemik, kus kõik otsustatakse ära, et see meenutab mul alati ma ei tea, ütleme, kui kasiinos käijatest rääkida, et siis on inimesed, kes tiksuvad selle masina taga, seal on ju pikalt ja siis on inimesed, kellele meeldib rulett on ju, ühe kogu oma selle paugu kätte on ju. Aga kuidas jääda penaltit lüües rahulikuks? Eks seal on mingid omad nüansid, et see just aja viitmisega, et kes selle upper handi saab siis nii-öelda, et seal väravat viidab aega, et mida kauem nii-öelda mängija praeb, et seda väidetavalt siis väravahil, võtame nii, väravat saab ainult võita, et mängija või lööja on see, kes on kas käsi kullas või perse mullas, ütleme ausalt, et on öeldud jah, see ajafaktor on siin väga oluline, et kui palju sa ette valmistud selleks löögiks, et mõni suudab rahulikuks jääda, nagu me nägime, mõni ei suuda, et oli täitsa huvitav vaadata, et ründajad näiteks, kas Saksamaa ei olnud, et pani kaitsja seal lööma, et nii uskumatu, et pinge on nii suur, et võib-olla mõni ei julgegi lüüa või põlebki läbi kahjuks. Et tõesti, nagu sa ütled, et trennis võib ta 10-10 ära lüüa, aga seesama väike ajafaktor, väike surve, väike praadimine seal enne lööki ja löödki palli taevasse ja... Ja see on jah ikkagi ka siuke hästi mingi psühholoogiline peenteadus, et mõnikord on näha, et mänge läheb kiirustama just nagu tahab vist nagu seda momenti nagu kiirelt ära, et ma löön ära, aga siis paneb taevasse ja näiteks, et seal on hästi huvitav, kuidas saab nagu ma sain aru, et see niimoodi varjatud rääkimine, see ongi nagu rohkem selle pärast pandi siis keelu alla, et seal ei saaks nagu üksteisel igast asju öelda, on ju. Ja see ka on üks uus asi jah, et aga korra tuleks veel Pendla juurde tagasi, et Inglismaa oli üks, kes väga palju nagu eksis ja kaotas neid seeriaid ja nemad võtsid vist mingil hetkel selle luubi alla või nagu tegid ja siis mingil hetkel inglased lõid väga-väga hästi, et seal oli mingi konkreetne on ja pali nurk löö ära, et seal see petmine asi ei viinud lõpuks kuhugi, aga eks jah, oleneb, mis fookuse kuhu, mis sa võtad, on ju. Aga nüüd selle käe suu ette panemises, jah, et see kevadel oli vist Champions League'is oli üks intsident, kus seal vist läks mingi kas rassism või mis iganes keegi kellelegi midagi ütles ja tänu sellele see sisse tuli, on ju, et kohe selle MM-i alguses me nägime ka vist 2 intsidenti, kus sellega karistati ära ka, et mul oli kahju vaadata, et Messi proovis Kukurellale ka seda välja nagu meelitada, aga tundub, et siin on mõni varjab seda, et lihtsalt, et huultelt ei loeta, et see ei ole üldse pahatahtlik, ja seda öeldi ka kohe ära, et kui see ei ole pahatahtlik, on ju, aga tee see siis pärast kindlaks, et sa võid naeratades ka öelda, et mine sinna kohta, et ma ei tea, kui palju siin nüüd jäi, aga et ma arvan, et kõik sellised asjad, kõik rassismid ja need ikka, need võiks nagu välja, see pahatahtlikkust ja seda ei ole ju vaja, et... No seal üldse MM-iga vaadates, eriti Paraguay mäng,
et see on jah huvitav osa jalgpallist, et see kõik on nagu mängu osa ja kõik igasugused asjad, mis olid ka enne varri, igasugused nii-öelda siuksed trikid ja asjad, mis on justkui ei ole puhas jalgpall, aga ometi see on nagu vahend nii-öelda, see on nagu ikkagi mingi mängustrateegia. No Paraguayl oli see väga hästi välja joonistuv, et ma ütleks, et no, mulle meeldis kasutada seda sõna, et hea maitse piir, et kuskil läheb süle, et mingis mõttes see räpasus võib-olla nõrgemal satsil, sa peadki selle vastas suutma nii palju terroriseerida heas mõttes, et ta kaotab oma rütmi ja sul ei ole muud varianti lihtsalt, sest vastane on nii palju parem, et võib-olla meil Eestil on vaja seda natuke õppida, et me ei oleks võib-olla, me peaksime kuidagi ju, on ju, kinni hoida. See jultumus on ju. Ja jultumus, et me ei lase, et meie oleme need, kes terroriseerivad võib-olla ja et muidu me ei saa võib-olla Saksa või Brasiilia või ma ei tea, mõnedele vastu see muus asjas, et see oleks võib-olla üks koht, aga mulle ei meeldiks seda hea maitse piiri ületada, et päris räpaseks, kus seal punased asjad hakkaks lendama, see mulle endale ei sümpatiseeri, ütleme niimoodi. Aga no ise ründes olnuna suudab, ütleme, et iga kord on olukord ja mingi kaitse sulle nagu küünarnukiga ribidesse valeb, siis mingi hetk see nagu ilmselt tuju läheb ära. Ma nagu jutu alguses enne mainisingi, see number 9 positsioon oli, et kus mulle astuti ikka päris konkreetselt kandade peale ja no kohtunik ei teinud mitte midagi selleks, et ajab närvi küll, et see räpasus aga nad ei saanud muud moodi mind minema, et isegi ma mäletan, Torpedo trennis oli üks Valgevene mängija, kes ta oli nii palju aeglane, ta oli kaitsemängija ja ta konkreetselt võttis mu maha, et ajas närvi küll, aga eks siis ma pidin vastu tegema, ega siis see ongi nagu mängu osa jälle, et kuidas sellega toime tuled, et jälle, kuidas kas ületas piire või mitte on nüüd küsimus, aga ja Hollandis pidi minema lausa nii kaugele, et kui mul oli Ahilkaga väiksed probleemid, et ma ütlesin, et sellest ei tohi rääkida, et me ei anna vastasele seda eelist, et ta teab, et mul näiteks on kand või Ahilka haige ja siis ta tuleb sisse, et seal oli, mul tuleb meelde üks rootslane, kes, mul oli tunne, et ta teadis seda, sest ta astus täpselt mulle kogu aeg selle haige jala peale, et päris keeruline oli sellega toime tulla. Ja siit tulebki väga hästi välja, kui suur mängu osa see tegelikult on, sest sa panedki, ütleme, nagu sina ründaja, sa järjest, mida mäng edasi, sa ei lähe nendesse olukordadesse võib-olla nii palju, sul on ikkagi veits. Sa hakkad hoidma ennast, aga seda ei tahaks. Ongi, et sa lõpuks ei mängi enda mängu või et ei suru oma tahtmist peale ja lased vastasele enda üle võimu tulla, et siis ta ongi juba sinu peas nii öelda ju. Ja no ongi, et on nagu mängijaid on erinevad, mõned on emotsionaalsemad, mõned mitte, on ju. Kui siin penaltitest rääkisime, siis mul tuli ka meelde üks tohutult vahva mängija nimega Balotelli, kes oli väga hea penaltilööja, on ju, aga selline hästi pullkuju, on ju. Ja mõned tiimid on üldse nagu siuksed hästi emotsionaalsema, Itaalia tulebki sellega meelde, et kui neil on nagu hea tuju, siis on maailma ilusaim jalgpall, ja kui neile ei meeldi, siis on kõigil nagu suva, on ju. Aga ütlen siis ausalt, et Hollandist nagu toimetati selles vallas hästi palju, et sa teadsid, et vastasmängijad, näiteks Feyenoord oli selline sats, kelle fännid läksid meeskonna vastu. Kui asjad ei õnnestunud meeskonnal Feyenoordil, siis nad mingist hetkest hakkasid oma meeskonna vastu vilistama. Et sul oli vaja elada mingid hetked mängus üle väiksema satsina, võib-olla viia nad nagu täpselt tuju ära ja siis hakkas juba pealtvaatajad hakkasid nende vastu, et see oli täiesti mängu osa, et kuidas vastasele pähe saada ja rikkuda nii-öelda nende mäng ära, et just nüüd nii-öelda nõrgem sats võib-olla tegeleb sellega eraldi. Jah, see on huvitav, sest mingi hetk on ja siis see kuidagi, see ongi siuke mängu momentumi asi ja siis hakkab tiim oma vahel, nad hakkavad ka seal kärkima, et teed mingi vea ja nii edasi ja siis hakkab nagu seest poolt. Seal on täpselt teada, millisele mängijale seal tuleb näpistada või et natuke varba peale astuda, et ta kaotaks enesevalitsus, et nende asjadega tegeletakse. Ma arvan, suuremal tasemel veelgi rohkem, et tead täpselt, et kes kuidas kinni võtta. No, mina ise nagu nii palju jalgpalli ei jälgi enam, et ma liigasid vaatan ja kõike on, aga suurvõistlusi vaatan, et kas sa ütleks, et jalgpallil on nagu ikkagi suur ajastute vahe nagu enne varri ja pärast varri?
Noh, need arvamused lähevad ikka on ju siia ja sinna, et kas peaks, kas ei peaks, et ikka tahes-tahtmata viskab mingeid vigu sisse ja ma ise ütleks, et ikka jäetakse päris palju seda halli ala ka ikkagi, et ja siis tekib küsimus, kas seda kõike on vaja. Aga samas mingid teatud väravad tänu sellele, kas loetakse ära või on olemata, et ma arvan, et VAR on siin, et jääda, siin ei ole mingit küsimust enam, et eks igat asja proovitakse järjest paremaks teha, et siin goal line technology või siis see sama suluseisusüsteem, mis on ju, et noh, igal tasemel ei saa olla see tippvõimekus on ju, et selles mõttes on kahju, et see VAR käib ka nagu seinast seina, ütleme, et mõni liiga saab lubada endale, ma ei tea, tipptehnoloogiat, teine võib-olla peab natukene põlve otsas asjaga läbi ajama, et sellest võib-olla siin erinevused asjad on ju, et aga ma ei tea, mul on see sellega on rahu tehtud, ütleme, et see on, mis on ja sellega tuleb elada. Ja see tundub lihtsalt nii suur erinevus, kui sellest, ma ei tea, Maradona äravast rääkida või kogu see jutt, et mis on siuke mitte palliga mängija, see töötlemine ja kõik siuke asi, mis on tegelikult nagu toona oli see ikka väga-väga suur hall ala. Ma lugesin neid ja näiteks mingi 78. aasta Argentiina oli mänginud Hollandiga, ma ise ei ole näinud seda, et kuidas seal käega võeti mingeid sööte vahelt ära ja siis ei antud kaarte, kujutad sa ette. Aga eks mängijad on alati nii targad või kavalad, et kui mingi võimalus antakse, siis seda kohe kasutatakse ära ja selle vastu siis ka proovitakse vasturohi leida, et 92 aastal, kui Taani tuli EM-i võitjaks, kui nad ei oleks pidanud isegi seal olema, mängiti kohe, kaitse mängis tagasi Schmeichelile, Schmeichel võttis palli kätte. Et see oli vaja ära muuta, et kui keegi avastab mingi sellise asja, mis mingi aeglustub mängu ja siis kindlasti kohe tegeletakse sellega ja proovitakse viia mingeid uusi asju ellu, et mäng üritatakse viia hästi kiireks. Aga tulles VAR-i juurde taas, et kahjuks eksitakse ikka, nii et vahest tekib küsimus, et kas siis on vaja, kui, et kindlasti neid nii-öelda vastuargumente on, aga jah, poolt argument oleks siis, et selliseid väga ebaausaid väravaid ikkagi võib-olla, mis ei peaks lugema. Seda mõtlesin ise ka, et VAR on ikkagi nagu tohutult, justkui kõik on näha ja mitte miski ei saladuseks ja nii edasi, aga seal on ikkagi mängus on ka kohtunikud, kes on inimesed, kes teevad neid otsuseid, kas üldse midagi vaadata nii edasi, et seal on hästi palju hall ala ja mingi, ma ei tea, kas tehnoloogilised asjad võivad ka ikkagi alt vedada, et seal mingi olukord oli vist Iraani väravaga, kus tuli siis see animatsioon suluseisust, nagu nad näitavad, on ja siis lihtsalt üks Iraani mängija nagu kustus ära, kes nagu tegelikult kattis ära selle. Ja ongi, meil tuleb veel siis Inglismaa Norra see, et kas see pall puutus üleval seda, on ju seda trossi nii-öelda, et trajektoor kuidagi väga järsku muutus, et siis tekivad uued vandenõud, et umbes kas keegi peidab midagi, et ja siis me võime rääkida, sul on suur ekraan, et kas paneks selle võib-olla selle sama, ma ei tea, selle EKG nii-öelda joone siin alla kogu aeg liikuma, siis me näeme ju kohe, et see läbipaistvus, kindlasti inimesed tahaks seda läbipaistvust, et jah, neid asju juhtub, aga need on pigem erandid, ma arvaks, et enamuses ju asjad töötavad. No üldiselt jah, ikkagi töötab, et lihtsalt mida nagu suurema kaaluga mäng, siis nagu kuidagi läheb või mingisugused väravad. See Horvaat ja Portugal tuleb, et see väike juukse puudutus EKG võttis ära, see joon näitas seda väikest puudet, aga näete, Norra ja Inglismaa ajal ei näitanud pall mingit puudet, et me peame aktsepteerima seda ja minema edasi, et minul on raske mõelda, et kuidas, kui väravat tunneb või mängijad tunnevad, et kuule, midagi oli valesti, siis peaks selle asja üle vaatama. Ja täpselt nagu sa ütled, et kui midagi kaotatakse ära või midagi ei suudeta nagu 100% näidata, et nii oli, siis jäävad need küsimused õhku. Jah, see on jah, muidugi see mulle jäigi nagu meelde, et hoolimata VAR-ist on ikkagi nagu väga palju tegelikult ju asju, mille üle vaielda. Lõpuks on VAR-i
selle pildi taga ju jälle inimene. Nojah, täpselt on ju. Ja üldse, et kas sinna pildi taha minna on ja see on ka nagu täpselt küsimus on ju, et kõike me võime kordusest näha, aga otsus võib juba jõus olla. Seal on veel üks väga oluline asi, et mis toimub täiskiirustel või õigetel kiirustel väljakul ja mida sa vaatad aegluubis üle, need on, vahest on need väga suur erinevus on, et ja vahest need nurgad asjad võivad olla petlikud, et mida presenteeritakse sellele kohtunikule ka, et siin on neid kohti jah, et mis, ma arvan, et mis jäävadki võib-olla lahendamata. Ja see on nagu osa selle mängu, ütleme, võlust, et seal on nagu, kõik ei ole nagu täiesti matemaatiline valem, on ju, et alati on mingisugust ruumi seal nagu kahelda, on ju. See on nagu võib-olla me jutu alguses rääkisime, et oleks ainult üks viis, kuidas võita. Jah, on ju, et sellist asja ei ole õnneks, on ju, et sellega me nüüd elame ja nüüd on huviga ootab, mis need järgmised muudatused siis võiksid üldse olla. Ja. No mingis mõttes on huvitav vaadata, kuidas jalgpall nagu suuremas plaanis on ka muutunud, et ütleme, ma ei tea, pallide lahti mängimised ja nii edasi, et sellist asja ka ma vist ei näinud ühte korda MM-il, et umbes minnakse peale lööma nii kaugelt, kui on karistuslöök, nagu see Carlose kuulus väravust ja seal paneb, on ju, et sellele isegi ei mõelda enam, on ju. No mingi moment löödi päris palju kasti tagant peale, aga ja siis isegi hakati juba ütlema, et kuule, et see pall teeb lendab kiiremini ja see ja too ja kolmas, aga kogu MM-i vältel midagi nagu sellist väga eriskummalist ei olnud, väga palju kaugelt väravaid nüüd ka ei olnud, et ma ei tea seda protsenti, ma ei ole statistikat näinud, et kas oli rohkem või vähem, et seal on võetud mingid, ma usun, et pallil oli mingi vint sees ja kuidas ta veeres mööda platsi ja keeras väravahi eest ära, et neid asju juhtub, et ma ei usu, et nüüd keegi kuskil saab mängida või manipuleerida mängu, et seal palli sees on ju need sensorid nüüd tänapäeval, et sellega midagi palli trajektoori muuta, ma ei taha selliseid asju uskuda, et aga jah, et need palle, iga aasta mingi disaini muutus ja asjad on, eks vahest on Jabulani tuli, kus oli see Lõuna-Afrikas, kus löödi hästi palju pall kaugelt peale, mis pall hakkas õhus väga imelikke vinte tegema, et seekord neid pigem ei olnud, aga mingid nagu sellised imelikud löögid olid, mida Inglismaa meedia seal Joe Hart võttis ette, et temale jäid need silma, et kedagi häiris, kedagi mitte, midagi suurt ei olnud. Ja nüüd tundub taktikaliselt ka, et kui sul on nagu väga-väga kaugelt on karistuslöök, on ju, või see on nagu alati niimoodi olnud, aga toona mulle tundus nagu enda lapsepõlvest, ma mäletan, et siis olid sellised üritajaid oli rohkem, on ju, kes läksid, aga taktikaliselt sa saadki aru, et kui sul läheb nagu meeskond läheb kasti, on ju, siis sa lähed sealt peale lööma ja paned lihtsalt kuhugi taevasse ära, siis on vaja kõigil tagasi joosta või veel hullem. Kõige hullem on, kui sa kontra endale mängid, et sul on kõik kaitsed, suured kaitsed ette viidud ja siis kuidagi jääb see löök lühikeseks või tsenderdus lühikeseks, lõigatakse vahelt ja eks see on jah, taktikaline maitse asi nüüd, et kui kaugelt sa mis otsuse teed, et kas sa mängid lahti, mängid sa kasti, et need läheb, et me oleme näinud nüüd näiteks PSG, kes tuli Champions League'i võitjaks, et nende mängu algus väravast oli üldse lüüa kõik pallid auti, tõsta oma meeskond ülesse poole, panna seal asjad, et kas meeskond, kes ma usun, et nad suudaks alt üles ehitada või 25 sööduga nad suudaks värava ka lüüa, aga nende taktika osa oli selline, et paneme ette üles auti ja mängime sealt edasi. See on huvitav asi, kui ongi sellised inimesed, kes vaatavad ainult suurvõistlusi, võib-olla iga 4 aasta tagant on ja siis vaatavad, mida nad teevad, et mingi uus asi on tulnud, on ju, et lüüakse lahti mängides lihtsalt sinna võimalikult. Ja kes lööb õhku üldse nagu Ameerika jalgpallis lüüakse, et need treenerid mõtlevad ja erinevaid lähenemisviise, et seda on huvitav, ma nagu enne ütlesin, et eks need erinevad riigid, koondised, isegi klubid on ju, et need, kui nad kohtuvad, siis hakkadki nägema neid erinevaid lähenemisviise. Ja huvitav ja igasugused. Kes kelle üle mängib. Et Islandi mänge vaadates EM-il, siis oli ka minu arust, mina nägin esimest korda sellised kõik pikad audid, mis sealt lähedalt kasti juurest olid, et täiesti siuke nagu taktikaline lüke, mida ma ei olnud isegi mõelnud sellele varem. Täpselt, mida nii-öelda, mida nõrgem meeskond on, mida vähem sa jõuad vastase kasti, siis see on kindlasti 1-5 ja arvestades nende pikkust ja võimsust, siis see on nende 1-5 karistada vastast, et see panna see pikk pall sinna kasti,
võidelda esimese, teise, kolmanda palli pärast, et mitte, et ma täpselt, et Messi ja Argentiinalik, kus on keskmine pikkus on võib-olla 1,75 ja mängin kiirelt lahti need pallid, vaid sul on võib-olla, ma ei tea, 1,90 m keskmine pikkus seal kastis ja ma panen need pallid sinna kasti, loodan teistele pallidele, lahtistele pallidele ja rammin selle palli nii-öelda sisse, et jah, Islandil oli see väga suur relv. Ja oli tõesti nagu taktikaline lükke, et noh, et see on ju loogiline, et pane pall kasti, et äkki midagi juhtub seal. Äkki midagi juhtub, aga seal ei ole, seal veel vähendatakse äkki osa ka veel ära, et kas see on väga taktikaline, et see ei ole nii, et ma panen lihtsalt suvaliselt, et seal on väga konkreetsed liikumised, keegi jookseb siia, keegi jookseb sinna, kui ma ei tea, ei ulata pihta, tuleb järgmine, et see on väga täppisteadus. No ja see huvitav on alati vaadata, mida võib-olla väga tihti ei näe või vähemalt ongi see sama efekt, et ise vaatajana sa nagu ei pane kohe kokku, aga kui on sellised väga-väga huvitavad mingid liikumised, mida sa nagu kohe saad aru, et see on mingi väga selgelt on ju läbi harjutatud trennis, et üks hea oli see karistuslöök, mis Portugal lõi sisse, on ju, kus Ronaldo läks seisma sinna ja siis oli täiesti mingi teine mäng ja lõi seda, et see oli... see oli üks ja keegi oli veel, kes oli napis suluseisus, ma praegu jään vastuse võlgu ja keegi oli veel, et need on väga huvitav rääkida. Holland lõi eelmine MM oli vist Weghorst või kes see oli, kus oli müüri kõrvalt avanesid, et selliseid kombinatsioone on nagu... on väga hea vaadata, et näed, treeningul harjutatud ja et ilusti ellu viidud. Et... Ja. Või siis mingid nurgalöögi variandid, kus on nagu hästi konkreetsele mängijale, mingisugune, mäleta, kes see selle värava lõi, kellele Lampard äkki oli see või kellele Beckham söötis nagu mingi tohutu söödi täpselt jala peale niimoodi ja näha, et nagu Beckham on lihtsalt seal Real Madridiski Roberto Carlosele andnud neid otse õhust, et sööta, et jah, neid tehakse, et neid mängitakse, et võib-olla see pikk sööt on võib-olla isegi, ma ütleks, kõige keerulisem, et see pall lendab nii kaua ja sinna võidakse jõuda välja, et aga just need lühikeste söötudega head kombinatsioonid, liikumised, et eks isegi on tegeletud nendega ja nüüd nähtud, et seda võtavad nii madalad liigad, kõik võtavad seda, et tahavad midagi sellist treeningväljakul õpitud mängus ellu viia, et seda on hea vaadata. No kas sina tunned, et tänapäeva jalgpall on selline, läheb järjest kiiremaks ja nii edasi läheb, aga kas ta läheb ka siis seoses kogu selle andmete kogumisega, et kas ta läheb selliseks, ma ei tea, robotlikumaks? Ma seda ei ütleks, et robotlikumaks, et jah, neid andmeid kindlasti, kes saab lubada, see lubab endale, see saab nende järgi otsused teha. Mida väiksem valik sul on mängijaid, siis ma ei tea, kas sa võtad, ütleme, kui sul on hea mängija, aga ta jookseb näiteks mingid meetrid vähem, kas sa võtad ta selle pärast välja, et seal tekib need küsimused. Aga kui sul on valida võib-olla 10 mängija vahel, siis sellised andmed võivad sulle väga hea pildi anda, et jah, eks need meeskonnad peavad oma võimalustele vastavalt siis tegutsema, aga kindlasti see andmete kättesaadavus on praegu nii hea. Ja see on huvitav, see on kindlasti kõik ju, treenerid on ikka inimesed on ju ja on erineva karakteriga treenerid, et mõni võib-olla tõesti on väga selline Exceli tabeli treener on ju ja läheb ja analüüsib neid andmeid pärast läbi, et ja mõni on võib-olla rohkem jäsuke, ma ei tea, suhete inimene, et tal on kes kellega suhtleb ja kes kellega väljakul et ma ütlen, ma nägin Hollandis ka seda, et meil tuli ka mingi andmeasi tuli sisse, aga lõpuks pigem loobuti sellest, et selle järgi ei saanud teha. Jah, meil näidati, kui palju me trennis jooksime või tegime või seda, aga kes kuidas omavahel läbi sai ja see keemia, see on ka ikkagi ülioluline, et ei saa panna nii, et öelda, et nagu sa ütlesid, 10 robotit sa ei pane mängima, et see on ikkagi meeskonnamäng, kes kellega sobib, et nii on, et ma loodan, et see asi ei lähe nii robotlikuks, et vahepeal tundub mõni meeskond, Inglismaa on tegelikult selline, tundub, et väga pannakse asjad paika nagu, et mingi taktikaline plaan, aga sul oleks vaja sellist nagu, et 8 meest võib-olla tassivad seda klaverit, aga 2 võiks osata mängida ka seda, et ei ole nii ainult taktika, et ma panen ja tõmban liiga alla, et ütleme, et Tuhhel tõmbas, lõikas näppu sellega, et võib-olla pani liiga vara näiteks võib-olla selle, ma ei ütle, et ta tegi midagi numbrite järgi, aga võib-olla pani mingis mõttes
tegi vale otsuse, ütleme siis niimoodi. No seda on näha ka selliste tippklubide tasandil, on ju, et kus ostetakse neid väga staarmängijaid suurte rahade eest, on ju, ja siis mõni läheb kuhugi satsi ja nagu kuidagi nagu ei saa käima seal või ei klapi nagu teiste mängijatega, et seal on mingi asi, mida on nagu numbrites raske näha, on ju. Täpselt. Ei, no siin ongi võib-olla suured meeskonnad Real Madridist on ju kuulda olnud see, et mõni treener suudab selle staarist kubiseva koosseisu panna mängima, aga teine tuleb ja ei tee midagi, et liiga suured egod ja ei sobi ja ei lähe asi kuidagi tööle, et jah, täiesti, kuidas sa suudad seda ära manageerida, et kindlasti ei saa kõike panna numbritesse, et ma panen selle mängija mängima selle pärast, et ta jookseb sinust kiiremini, et seal jalgpallis on õnneks veel jäänud seda inimlikust veel, et romantikat nii-öelda, et vana kooli ja jälle, need on need erinevad lähenemisviisid, et mõni saab endale lubada seda, et ma vaatan neid numbreid ja ma panen need numbrite järgi, aga teine loeb jälle seda üksteisega läbisaamise keemiat ja see on tore. No Andres, lõpetuseks ma küsin su käest varajase ennustuse, kes võidab järgmise MM-i? No nüüd on need paar mängijat lõpetavad arvatavasti, me ei ole veel täitsa kuulnud, aga et Ronaldo ja Messi, et selle pealt, mis ma nägin, siis kas see Hispaania masin on pidurdamatu, ei tea, alati seda proovitakse ümber lükata, samas enne MM-i me arvasime, et Prantsusmaa on kõige suurem favoriit, et aga ma usun, et Saksamaal on nüüd parandamisruumi, Portugalil on parandamisruumi ja siis need samad Hispaaniad, Prantsusmaad, ma ei teagi, ka Argentiina vast ütlevad oma sõna sinna sekka ja praegu 4 aastat ette öelda, kes on, et see siis ma ei tea, siis ma peaksin olema tõesti selgelt nägija, et see on võimatu ülesanne. Aga elu on näidanud, et see usual suspects on ikka keegi sealt ja võib-olla jälle, nagu alati hakkab enne MM-i, et jalgpall tuleb koju ja see ka muidugi, jah. Et kes jah, aga alati on tore näha, kui mõni uus tulija tuleb või jah, midagi sellist, et kes ei ole enne võitnud. Jaa, Kreeka näiteks tõuseb tuhast. No ma mõtlen võib-olla pigem Holland või täpselt, kes ei ole üldse võitnud. No aga selge, igatahes suur tänu, et tulid ja juttu ajasid. Tänud kutsumast. Eesti Esu.